Tänane tunni teema on astme astendamine. Meeldetuletus, mida tähendab aste. A astmes N on tervikuna kokku aste. A on astme alus ja N on astendaja. Ja täna me vaatame, kuidas nüüd seda tervet astet me saaksime astendada. Eelnevalt oleme me õppinud, et 2 astmes 2 tähendab seda, et me korrutame 2 iseendaga 2 korda. B astmes 2 tähendab, et me korrutame B-d iseendaga 2 korda. Nüüd me lisame sulgudesse veel A-le näiteks astendaja 2 ja me astendame seda arvuga 3. Astendaja 3 tähendab seda, et me korrutame sulgudes olevat astet iseendaga 3 korda. Ehk siis A astmes 2 korda A astmes 2 korda A astmes 2. Ja siin nüüd kehtib korrutise astendamine, kus astme alused on ühesugused ja ülemised astendajad me liidame kokku ja saame A astmes 6. Samamoodi, kui meil on neid tähti rohkem siin sulgudes, A astmes 4, B astmes 3. Ja astendame seda näiteks 2. See tähendab seda, et me jälle korrutame mõlemat liiget iseendaga 2 korda. Me saame siis A astmes 4 korda A astmes 4 korda B astmes 3 korda B astmes 3. Kokku saame siit ülemised liidame, saame A astmes 8 ja B astmes 6. Nüüd, et mitte seda kõike pikalt teha, siis jätame selle etapi siit vahele ja vaatame, kuidas see 8 ja 6 tegelikult siia saavad. Need saavad korrutamistehte abil. Kui meil on sulgudes X astmes 4, Y astmes 6 ja meil on astendaja 2, see tähendab seda, et me astendajad omavahel korrutame. Ja niimoodi on korrutise iga liikmega. Me teeme X-iga liikme eraldi ja Y-iga liikme eraldi. Ehk X astmes 4, see on vaja astendada 2-ga, siis me korrutame 4 korda 2. Saame 8. Ja Y6 korrutame 2-ga, saame 12. Ja reegel astme astendamisel tuleb astendajad omavahel korrutada. Kui meil olid astme alused ühesugused ja me korrutasime neid omavahel, A astmes N korda A astmes M, siis me tegime siin liitmistehte. Kui meil oli A astmes M, N jagatud A astmes M-iga, siis me siin tegime lahutamistehte.
ja kui meil on nüüd A-astmes n vaja astendada m-iga, siis me teeme korrutamistehte. Nii et liitmine, lahutamine ja korrutamine. Võtame veel ühe näite. Nii, 2 A-astmes 4 B ja seda on vaja astendada 4-ga. Nüüd me võtame selles sulgudes oleva korrutise ja ühekaupa kõik liikmed eraldi. Esimene liige selles korrutises on 2. Teeme tehte 2 astmes 4 ja kuna siin 2 on nähtamatu 1 peal, siis on tegelikult 1 korda 4. Me saame vastuseks 2 astmes 4. Nüüd me võtame A astmes 4 ja astendame seda 4-ga. Astme astendamisel me korrutame astendajad ehk ülemised väiksed arvud alati korrutad. Ja B, temal on ka nähtamatu 1 peal ja korrutad 1 korda 4. Saame B astmes 4 ja 2 astmes 4 me saame ära arvutada, et lõppvastuseks jääb 16 A astmes 16 ja B astmes 4. Sa astendad iga liikme eraldi, mitte ühtegi liiget sulgudes astendamata ei jäta.